Tere, Taavi! Nii, siia on meil kaunis model Karena. Ja minu riideesemeks oli selline tore veinipuna bastoniak, pikkade käistega ja eestaskutega. Ja siis ma otsustasin seda muuta natuke ja mitte päris laial lammuta, kuna tegemist on kvaliteettoodanguga, siis ma ei tihanud seda lihtsalt puruks peristada ja lõigata. Ja ma otsustasin teha jaki sellest ja luua sellest siis 2 komplekti, nagu siin ka enne aruteluks oli, et Bastioni toodang on suunatud siis 2 erinev sihtgrupile, siis selline natuke konservatiivsem pool ja siis selline meeletu noortele sobiv klubi stiil, mis iganes. Ehk siis meil on siin veel ka peotrik. Ja me teeme siin väikese kostüümivahetuse. Ja nüüd on Karena valmis minema klubisse. Kohe pärast tööd tõmbas seljast ära seeliku, pani päikeseprillid ette ja ta on valmis astuma klubi uksest sisse ja kõiki jalust avama enda välimusega. Seda ta teeb kindlasti. See on vapustav lihtsalt. Mulle see väga meeldib, väga julge. Mulle meeldib see, et sa oled selle Bastioni range joone sisse jätnud. Ma olen suur pagunite fanatt, sa saad minu poolt plusspunktiga, mul ei ole rohkem midagi. Pärast kõikide finalistide kodutööde nägemist peab žürii tegema karmi otsuse. Kes disaineri kandidaatidest lähevad edasi järgmisesse saatesse ja kes on neist see, kes siit võistlusest igavesti peab lahkuma? Ma hakkan lihtsalt nimetama nimesid, kes pääsesid meil edasi. Esiteks Kristi ja Kati, kes juba eelmisest voorust, tulge siia. Palju õnne! Tulge seiska siia. Tulge siia. Taavi. Karoliina. Pesamuna. Palju õnne. Jaanika Sokk. Katrina Kaubi. Kärt Vanav. Anton. Pääsesid tänu presentatsioonile. Ja kes meil järgi on? Annika ja Annika. Et 2 Annikat ja 2 väga erinevat käekirja. Et Annika, Maide, sina disainisid võib-olla liiga palju üle. Kõik sinu joonised on väga ekstravagantsed. Aga samas on kõik väga perfektselt ja ideeliselt super hästi tehtud. Annika Mülla, sinul on ääretult välja peetud ja tagasihoidlik stiil. Sa täitsid oma ülesande eestlaslikult tagasihoidlikult. Ja edasi läheb meil kes? Maide. Annika Maide. Minul on nii palju teile lõpetuseks veel öelda, et enam te ei saa nii mahukat ülesannet endale, mis rööviks nii palju aega. Mina tahan lihtsalt teiega kohtuda järgmine nädal uuesti ja siis on juba uued ja palju huvitavamad ülesanded. Ja teie, kes te edasi pääsesite, tõesti, et võidelge selle tiitli nimel, et see on midagi väärt, sest sellist konkurssi ei ole ennem Eestis olnud, aga palju õnne teile! Head televaatajad, meie järgmistes Teler TV saadetes läheb eriti põnevaks, sest siis hääletab žürii meie tublidest kandidaatidest välja juba 2 finalisti. Nii et vaadake kindlasti meie järgmist saadet ning hoidke enda lemmikule pöialt. Kohtumiseni! Tšau!